Tere teile kõigile. Meie oleme Rahvakultuuri Sihtkapitaliga siin täna, et teile natuke jagada infot, kuidas, mismoodi ja millised on meie sihtkapitali taotlused. Meie teabepäev kestab umbes 1,5–2 tundi. Me alustame ülevaadetest, räägime, kuidas rahalisi vahendeid jagame. Räägime natukene eelmisest aastast, vaatame üle sihtkapitali jagamise korra ja muudatused ja siis päris lõpus vastame küsimustele. Osad küsimused on meile juba ette tulnud, aga saab ka siis päris selle päeva lõpus esitada küsimusi otse meile kõigile. Et selline päevakava ja hakkame siis otsast minema. Kõigepealt teeme väikese tutvustuse, et kes on siis Rahvakultuuri Sihtkapitali koosseisus. Mina olen Liina Veskimägi-Iliste ja olen Sihtkapitali esimees. Siin laua taga on siis järgmised inimesed. Mina olen Laura Linnart, olen Sihtkapitali aseesimees. Mina olen Dagmar Ringi ja mina esindan meie Sihtkapitali nõukogus. Mina olen Raul Talmar, olen nõukogu liige. Sihtkapitali liige. Ja lisaks siis läbi ekraani osalevad Reet Hiiemäe Tartust ja Tarmo Kivisilla. Et selline on siis meie ja Mal Paulus. Just. Tere, mina olen Hegle Villipuu ja mina olen Sihtkapitali kuraator. Nii, aga see põhiline küsimus, et kust Kultuurkapitali raha tuleb? Kultuurkapitali eelarve tõesti siis prognoositavalt sel aastal veidikene kasvab ja see summa on umbes 48 miljonit. Ja võrreldes siis eelmise aastaga tõesti veidikene kasvanud. Ja see tuleb siis alkoholi ja tubakaaktsiisist, hasartmängumaksust, varapaigutustest ja muudest majandustegevustest ja ka annetustest ja pärandustest. Et see on see meie kapital. Ja nüüd, kui me vaatame siis, kuidas need tulud või see raha jaguneb, siis 17,3 miljonit sellest suurest rahahulgast tuleb hasartmängumaksu tuludest ja see läheb kultuuriehitiste rajamiseks, renoveerimiseks. Ja umbes 2%, 0,6 miljonit siis kunstide ja rahvakultuuri valdkonna õppejõudude loometöö edendamise toetamiseks. Nüüd sellest ülejäänud prognoositud 30 miljonist umbes 7,5 miljonit eraldatakse maakonna ekspertgruppidele ja ka Kultuurkapitali nõukogu projektidele ja halduskuludeks. Ja tõesti siis halduskuludeks ja nõukogule siis 1,8 miljonit ja maakondlikele ekspertgruppidele 3,6 miljonit. Siis 22,6 miljonit eraldatakse sihtkapitali preemiate, stipendiumite ja taotluste jagamiseks. Ja meil on tähtis tumepolditud rida Rahvakultuuri Sihtkapital, mis on siis peaaegu 3 miljonit eurot, mis 4 taotlusvooru jooksul on siis võimalik toetusteks jagada. Kui vaatame järgmist slaidi, siis näeme, et kuidas meie taotlusvoorud on jaotunud. Sinna need tumedamad, kõrgemad tulbad on see, mida meile taotluste kohta küsitakse rahasummad ja natukene heledamad rohelised siis need, kui palju meil on võimalus projekte toetada. Ja see on siis umbes 1/3 nendest projektidest. Ja siit on ka väga hästi näha, et esimene taotlusvoor
on kõige kõrgem, siis mai ja novembrikuu taotlusvoor suhteliselt ühesuurused või taotlusi tuleb umbes sama arv. Ja tavaliselt siis kõige väiksema mahuga taotlusvoorude arvu poolest või taotluste arvu poolest on augustikuu vorm. Et see on olnud juba niimoodi aastaid, et mõelge siis selle peale ka, et kes te augustikuus puhkate. Võib-olla tasub esitada taotlus sel ajal. Siis siin on näha 2024. aasta taotletud jaotused ja rahasummad. Et taotlusi on meil siis esitatud 1820 ja eraldusi saime teha 1054 ja siis pea 2,3 miljonit on see summa, mida saime siis jagada. Meil on siis täiesti uue asjana olnud ka loometöötasud, millest siis me oleme ka maksnud või Kultuurkapital on tasunud riigimakse. See on siis palgale sarnanev töötasu. Sihtkapitalis on ka omad algatused, neid on olnud siis eelmisel aastal 91. Regulaarseid elutöötoetuseid on praegusel hetkel 127 ja suurte nõukogusse oleme oma projektidest saatnud eelmisel aastal 5 projekti. Nii. Ja siis on selline tulp, mida me püüdsime teha esialgu ka sellise ümara kerana, et näha, milline skeem meil välja joonistub. Aga siin on tõesti meie sihtkapitali eraldused ja see kõige kõrgem torn on seal kultuurisündmuste korraldamine. Ja meie kapitali see omapära ongi see, et kultuurisündmused saavad kindlasti kõige rohkem toetust. See on kohe märgatavalt suurem võrreldes teiste toetustega. Meie valdkond on hästi lai ja meil on tõesti toetuseid küsitakse väga-väga erinevates vormides, et sinna kultuurisündmuste alla mahub ka väga erineva sisuga ettevõtmisi. Teine on siis näitused. Siin tuletan siis ka meelde, et meil on tõesti suured muuseumid ja väga head näituste projektid, et see on praegusel hetkel teisel kohal ja siis rahvariiete valmistamine praegusel hetkel. Aga rahvariiete valmistamine on selline tsükliline, et see sõltub natuke, millal meil on laulu- ja tantsupidu. Et kindlasti rahvarõivaid tellitakse ja me ka toetame siis enne suurt pidu rohkem. Sealt tooksin siis välja ka regulaarsed elutöötoetused ja preemiad ja sündmustel osalemine, et need on sellised suured. Teised on juba siis sellised võrdsemad, saate sealt vaadata numbreid ja ka neid teemasid. Nii, ja siis siin on jagatud suurimad toetuse saajad tabelisse. Meie 3 esitopp või selles top 10 esimesed 3 on mittetulundusühing Eesti Pärimusmuusikakeskus, siis Eesti Kooriühing ja Eesti Rahvakunsti ja Käsitööliit. Ja siis juba järgmised oma toetustega edasi. Siin on ka kindlasti väga erinevad toetused nendel küsijatel, kes on praegusel hetkel siin 10 suurema toetuse saaja hulgas. Kui muuseumitel on väga suured näituseprojektid või konverentsid, siis Pärimusmuusikakeskusel tõesti festivalitoetused, kooriühingul võib-olla ka lisaks kontserditele sõidud, esinemised väljaspool Eestit, et see pilt on üsna kirju. Nii, ja järgmisel slaidil on siis meie muudatused. Need muudatused, mis on tehtud siis eelmisel aastal, 2024 ja ka sel aastal.
et komisjon on siis tõesti 2 aastat siin Kultuurkapitalis ja siis on jälle uus komisjon ja selle aja jooksul on komisjonil võimalik teha muudatusi. Ja mida me siis tegime, et täpsustasime ja ühendasime näiteks filmiprojekte, panime need salvestiste alla, et see tundus meie jaoks kuidagi loogilisem. Lisaks siis Eesti Rahvakultuuri Keskus enda toetusmeetmetest jagas varem ka kultuuripärandi nimistu kandvaid projekte. See on Eesti Rahvakultuuri Keskuse toetuse voorist ära võetud ja praegusel hetkel siis siin meie Kultuurkapitali koosseisus. Me täpsustasime ka seda, et mida tähendab tegevustoetus. Tegevustoetust tuletan meelde, et peab esitama siis novembrikuu taotlusesse ja see on mõeldud üle-eestilistele organisatsioonidele ja me välistame siis siin kollektiivid, et tõesti see on rahvakultuuri arendav ja edasiviiv organisatsioon, kes saab seda toetust taotleda. Ja korrast on siis välja võetud ka ühekordsed elutöö toetused. See on lihtsalt devalveerinud preemia väärtust, suurt preemia väärtust. Nii, ja siis veel mõned muudatused. Kui varem oli ELA ja SÄRA stipendium nõukogu rahakotist, siis praegusel hetkel on see meie sihtkapitalist ja me saame välja anda kuni 2 ELA ja SÄRA stipendiumi. Eelmine aasta andsime välja 1 stipendiumi ja selle summa on 20 000 ja nüüd maikuuks tuleb esitada. Siis loomingulist stipendiumi hakati eraldama erialastipendiumi koosseisus ja võeti välja siis korrast loometöö toetus ja nüüd maksame loometöötasusid, mis tähendab siis, et see on palk, te saate sellega ka enda maksud. See arvestatakse siis siit Kultuurkapitali poolt täpselt välja, mis on teie bruto ja neto sissetulek siis selle taotluse esitamisel. Muudatus on ka see, et preemia ettepanekuid saab nüüd esitada ainult e-kulka kaudu. Varem oli võimalik seda teha ka kirja teel, et pidage see siis kindlasti meeles. Siis mõned summad on muudetud suuremaks, et tõesti elutöö preemia suurus on nüüd 15 000 eurot ja Kultuurkapitali peapreemia suurus 10 000 eurot. See on lihtsalt ajakohastatud. Nüüd selle aasta märtsis väikesed muudatused veel, et matuse ja ravimitoetust ei saa enam taotluse kaudu küsida, vaid seda siis saab teha sihtkapital oma algatusena, aga ettepanekuid saab ikka e-kirja teel meile esitada. Ja täpsustati siis erinevaid taotlemise tingimusi ja seal kõige viimase reana on veel, et täpsustati rahvariiete taotlemise tingimusi, sealhulgas nõuded kavandile, et meile on olnud võib-olla probleeme sellega just, et need kavandid või need rahvarõivad, mida soovitakse teha, ei ole meile olnud iga kord selge, et mida ja mismoodi tehakse. Et need on ilusasti meie korras kirjas. Nii, ja nüüd oleme siis jõudnud sinnamaani, et mis asi see Rahvakultuuri Sihtkapital on ja mida me siis arvestame taotlusi menetledes. Need punktid on kenasti ka Kultuurkapitali koduleheküljel olemas, aga
aga kindlasti mõelge siis läbi, et projekt oleks selge, see kannaks edasi rahvakultuuri sõnumit, et see oleks valdkonnaga seotud isikute ja mälestuste ja tegevuste jäädvustamiseks, et tippsündmused saaks Eestis korraldatud ja me saaksime ka rahvakultuurialaseid teoseid välja anda. Tõesti, see loa on meil lai. Kindlasti eelistatakse üleriigilisi või regionaalse mõjuga projekte ja projektitaotlusi. Ja neid selliseid toetusi, mis on siis vahetult elluviimisega seotud kulud, näiteks meened ja lilled ja välikäimlad, mida meie käest küsitakse, et neid me siis pigem ei toeta. Pidage siis kindlasti ka meeles, et kindlasti peab olema vähemalt 10% omaosalust, kui te esitate taotluse ja kõik kaasfinantseerijad omaosalused peavad eelarves olema selgelt märgitud ja meile komisjonile arusaadav. Ja siin on korraga siis veel loetelu, et tõesti meie projekti taotlused on siis jaotatud näituste korraldamiseks, publikatsioonideks, salvestisteks, siis sinna alla praeguseks hetkel kuuluvad ka filmideks, kultuurisündmuste korraldamine, rahvusvaheliste valdkonna esindussündmustel osalemise projektid, muusikainstrumentide soetamine ja renoveerimise projektid, rahvariiete valmistamise või soetamise projektid ja muud projektid. Ja ma tuletan siin veel meelde, et kui te hakkate taotlust tegema, siis kindlasti lugege veel kord üle, sest kui me tavaliselt vaatame, et oleks 10% omaosalust, siis rahvarõivaste ja muusikainstrumentide puhul on see protsent teine, et see tõesti mingisugune selline protsendi viga ei tekitaks seda, et taotlust või toetust ei saa. Siis on meie sihtkapitalis ka tegevustoetused, nagu ütlesin, siis üle-eestilised organisatsioonid, aga mitte siis kollektiivid, kellele on tegevustoetus mõeldud ja kindlasti siis novembrikuu taotluse voorust küsida see raha. Meil on ka regulaarsed elutöötoetused ja juubelitoetused ja juubelitoetuseid saab küsida alates 60. eluaastast ja need siis jooksevadki 0 või 5-ga lõppevalt. Ja siin võib-olla veel kommenteerin seda, et üle-eestilise kaaluga juubelit pidavad inimesed, kes on tõesti rahvakultuuri edasi viinud ja meile väga suure teene osutanud, et nendele siis tõesti esitada taotlus siia rahvakultuuri sihtkapitali, aga pidage ka meeles, et teil on enda maakondlikud sihtkapitalid, et ka sinna võib taotlusi esitada ja ka juubelitaotlus. Nii, ravimitoetused, see on siis eraldatakse sihtkapitali algatusena, aga ettepanekuid võib kirja kaudu meile esitada ja matusetoetustega samamoodi, et sihtkapitali algatusena, aga ettepanekuid võite meile alati siia saata. Rahvakultuuri sihtkapitalil on siis ka stipendiumid. Ela ja sära, nagu juba ütlesin, et meie sihtkapital annab välja kuni 2 ela ja sära stipendiumi ja see on nüüd siis maikuu voorus. Ja eriala stipendiumid on ikka endiselt olemas, neid saab esitada ja küsida siis igas taotluse voorus. Aga natukene uuem asi on võib-olla siis kullatera stipendium, see on olnud nüüd paar aastat
ja Kullatera stipendium on mõeldud tunnustamaks ja toetamaks noori nende erialasel arengul. Ja tõesti erinevad rahvakultuuri valdkonnad, laul, tants, käsitöö, silmapaistvad noored inimesed, kes on 10–21 aasta vanused. Ja siin me muidugi soovime ka seda, et tuleks selle õpilase või noore kohta toetus või soovituskiri kaasa, et me saaksime teha valikuid. Ja selle taotluse esitamise aeg on 20. august ja me anname välja kuni 10 stipendiumi noortele tulevastele rahvakultuuri talentidele. Siin on veel meeldetuletuseks Rahvakultuuri Sihtkapitali preemiate summad. Elutöö preemia on siis praegusel hetkel 15 000 eurot, peapreemia 10 000 eurot, aastapreemiad kuni 6 000 eurot ja tunnustuspreemiad kuni 3 000 eurot. Ja need on siis need ilusad preemiad, mida tavaliselt me aasta alguses pidulikult üle anname. Et tõesti mõelge läbi, kui te novembrikuus taotlused esitate ja enda inimesed meile siia saadate, et mõelge, kes on need parimad, mida nad on eelmise aasta jooksul korda saatnud, mida suurt nad on teinud ja tõesti elutööpreemia puhul siis, et te kedagi ära ei unustaks. Loometöötasu, et loometöötasu on Eesti Kultuurkapitalis ka üsna värske nähtus. Ja see on siis mõeldud just selleks, et oleks võimalik teha konkreetselt loomingulist tegevust või tööd, mis siis seda valdkonda edendab ja arendab. Ja selle tasuga siis loometöötasuga kaasnevad ka töötasu maksud, et te olete tõesti siis nagu Kultuurkapitali palgal põhimõtteliselt selle loometöötasuga. Nii et kui te küsite endale loometöötasu, siis mõelge läbi, mis on see eesmärk ja kuidas te saate valdkonda sellega edendada, arendada, et see oleks meile kõigile kasulik. Ja siin on mõned soovitused, sest et ikka küsitakse, mida ja kuidas taotlust esitada, et ka toetust saada. Kindlasti meie Hegle, kes on Rahvakultuuri Sihtkapitali koordinaator, jagab infot veel enne taotlusvoore, et mismoodi tehniliselt projekte paberile panna. Aga mõned sellised punktid, mida me siin komisjoniga omavahel rääkisime. Kindlasti taotlusvoor läbi mõelda või projekt siis läbi mõelda ja vaadata, et kas see projekt vastab ka kõigile tingimustele, nendele samadele tingimustele, mis on siis ka olemas koduleheküljel Rahvakultuuri Sihtkapitali all. Mõelge selgeks, et kellele ja milleks te projekti teete, kellele seda vaja on. Ja katsuge projekt siis teistele arusaadavalt sõnastada. Ja üks soovitus, et lugege projekt üle ja siis lugege veel korra üle ja võite isegi seda mitu korda teha. Võite seda ka võib-olla enda kolleegil või sõbral üle vaadata, et kas tema saab aru, mida te tahate selle projektiga öelda või mille jaoks siis toetust saada. Ja üks väga-väga suur palve on see, et ärge jätke taotlemist viimasele hetkele. Praegune trend on tõesti see, et need viimased 12 tundi on need, kus tuleb enamus projekte. Aga see tekitab ka selle, et sinna tuleb väga palju vigasi sisse, jäävad lisad lisamata, et ärge jätke viimasele hetkele.
realistlik eelarve. Isegi kui mõne taotlusvormi juures ei ole vaja hinnapakkumist esitada, siis teile endale on kasulikum, kui te olete hinnapakkumised üle vaadanud, eelarve selgelt endale selgeks teinud, viinud ennast tõesti kurssi kõigi teenuste ja materjali hindadega. See hoiab ära ka selle, et teie eelarve on tõesti läbipaistev, selge, teil ei tule hiljem lisakulusid, et te teate kohe esitledes seda projekti esitledes, et kõik teie kulud on projektis olemas. Ja tõesti siis kirjutage eelarve detailselt, et ärge pange ainult, et kontserdi korraldamine, vaid mida see korralduskulu tähendab, et see tähendab ruumirenti ja helitehnikat ja veel väga palju erinevaid suuri rahakulusid, et tooge need välja. Võimalusel siis taotlege toetust konkreetsele tegevusele. Ja ärge nagu jagage siis seda konkreetset või ärge jagage need lihtsalt kuluridade vahel ära, et iga kulurea taha kirjutate kulka ja need teised taotlused, vaid vaadake, mida te konkreetselt soovite Rahvakultuuri Sihtkapitali toetusega teha. Ja kindlasti tooge ära ka teised rahastusallikad. See teeb teie projekti tugevamaks, mitte nõrgemaks, kui teil on mitu allikat, kus te saate toetust. Ja vaadake üle kõik lisad oleks kaasa pandud, need oleksid olemas, blanketid ei oleks tühjad, et nad oleksid selgelt arusaadavad. Kinnituskirjad ja hinnapakkumised ei pea olema digiallkirjastatud, et siia sobib väga hästi ka kuvatõmmis e-mailist või sotsiaalmeedia vestlusest, et tõepoolest ei pea allkirjastama neid digitaalselt. Ja meie jaoks ei ole vaja võrdlevaid hinnapakkumisi, meile piisab ühest hinnapakkumisest. Siis lisad peavad olema eesti keeles, muidugi välja arvatud, kui kinnituskirja tegija ei ole välisriigi kodanik või ta ei ole mingisugusel muul moel seotud mõne teise riigiga, aga üldjuhul siiski ikkagi eestikeelsed lisad ja hinnapakkumised ja kõik muud, mida me tahame näha. Siis täiskasvanutele suunatud koolituste puhul märkige sinna kindlasti osalustasu, et tasuta koolitusi täiskasvanutele me siit Rahvakultuuri Sihtkapitalist kahjuks toetada ei saa. Siis kordustrükid, kordusnäitused, kordusetendused, neid me üldjuhul ei toeta. Ja katsuge need juba läbi mõelda esialgset projekti esitledes, et kas te soovite näitust viia veel kuhugi mujale, kas te näete, et kuidas on kordustrükkidega, et võib-olla peabki olema mõne raamatu puhul tiraaž suurem, et tõesti üldjuhul me neid ei toeta. Me ei toeta ka üldjuhul raamatu ja plaadi esitlusi, aga toetame nende väljaandmist. Ja välismaal toimuvate sündmuste puhul vaatame eelkõige seda, et see raha jääks ikkagi siia meile Eestisse. Siis, mis on olnud ka võib-olla selline meie tähelepanek, et kontsertide puhul on puudunud kavad, et kindlasti lisage kava, mida plaanitakse esitada. Ja väga positiivse mulje jätab ja teeb teie projekti suuremaks, kui teil on seal näidatud ka kohalikud fondid, ekspertgrupid, omavalitsused, omaosalused korraliku panusena.
et seda kindlasti projekti esitamisel vaadake, et teil oleks ka teised toetajad. Siis kindlasti ikka mõelge läbi, mida see teie projekt annab rahvakultuuri valdkonnale, kuidas see valdkonda edasi viib. Ja siis vaadake juba edasi, et millise lahtri alla ta meie rahvakultuuri all sobib, et meil on väga-väga lai siis ampluaa, nagu ma juba eelnevalt ütlesin, et kõik ei ole vaaria, et te kindlasti leiate projekti kirjutades ja taotlust esitades meile, et millise sektori alla ta siis kuulub. Ja mida tuleb veel kindlasti ka vaadata, on siis projekti teostamise lõppkuupäev. Et vaadake ka see üle, et see teie põhisündmus, mis hetkest, mis hetkeni see kestab. Ja pidage siis silmas ka seda, et te peate ju tegema ka aruande, et kui ruttu te saate, mismoodi te saate enda arved ja raamatupidamise kokku. Et teil on siis põhimõtteliselt sinna projekti esitatud kuupäevast võimalik siis 2 kuud makseid ja kokkuvõtteid teha. Siis publikatsioonide puhul me sooviksime väga näha käsikirja, kui küsitakse trükikuludeks toetust, et kui on vähegi võimalik, siis juba kas osaliselt või küljendatud käsikiri või siis vähemalt näidis, et me teame, millele toetuda, et mitte siis lihtsalt ideekavand. Ja siis veel kord tuletame meelde, et rahvakultuuri preemia ettepanekud esitatakse läbi e-kulka keskkonna, mitte e-kirja, et kõik käib siis meil taotluse keskkonna kaudu. Ja natukene siis ka aruannetest, et olge aruannetega usinad. See on tegelikult ju nukker, kui me loeme projekte ja siis tuleb meil ette selline märgitud projekt, kus on kirjutatud, et me ei saa talle toetust anda, sest ta on aruandevõlglane. Jälgige kuupäevi, millal on viimane hetk esitada aruanne ja pidage ka seda meeles, et kui te olete aruande koostanud, siis te peate sellega allkirjaga kinnitama, et siis ta on siin meil näha, et aruanne on esitatud. Et ärge jääge võlglaseks, sest et teil on 3 kuud niinimetatud trahviringi ja see ei ole meile kellelegi hea, kui sellised trahviringid tulevad. Aruandesse ei ole praegusel hetkel vaja ka lisada kuludokumente, välja arvatud siis rahvariided ja pillide soetamine. Et tõesti aruannet tehes siis ka vaadake meie kord üle, et tuletage endale meelde, et oleks kõik nii nagu peab või kui te kahtlete millegis, siis küsige üle, saatke Kultuurkapitalile kiri või helistage, et tõesti pigem tehke endale ikkagi asi selgeks ja et see aruanne oleks õige. Ja mida siis veel aruandes küsitakse, on kindlasti need lisamaterjalid, see, et see projekt või sündmus või üritus toimus, et fotod või meediakajastused või viited sotsiaalmeediale, et see on üks viis aru saada, mis mahus ja kuidas ja kas sündmus või projekt on toimunud. Et sellised tähelepanekud siis meie poolt. Aga nüüd meil on küsimuste voor, mis meile juba on ette saadetud, mis siin natukene jagasime omavahel ära. Nii et me kõigepealt siis vastame nendele küsimustele, mis tulid kirjalikult ja siis pärast on teil kõigil veel võimalik esitada läbi ekraani meile küsimusi. ma võtan
ma võtan siis ette esimese küsimuse, loen ette ka, et kas on olemas piirmäärad, millise summaga per inimene toetatakse osalemist rahvusvahelistel konkurssidel. Varem on olnud kokkuleppelised summad sõltuvalt kaugusest, Euroopa, USA ja nii edasi. Ja kas Harjumaa rahvatantsurühmad saavad taotleda rahvariiete jaoks toetust Rahvakultuuri Sihtkapitalist, kuna Harjumaa ekspertgrupp seda ei toeta erinevalt teistest maakondlikest ekspertgruppidest. Et siin on nüüd siis 2 küsimust koos, et mis puudutab neid sõite, siis meil ei ole otseselt kehtestatud mingeid piirmäärasid, aga me arvestame seda, kui palju inimesi ja kuhu sõidavad. Võtame kindlasti otsustamisel arvesse ka seda sõidukaugust, et kui minnakse teistele mandritele, siis tavaliselt see kulusumma reisimisele ongi suurem ja tõenäoliselt ka see toetussumma on selle võrra suurem. Ja samuti me eelistame konverentside puhul kindlasti ettekannetega osalusi. Nüüd, mis puudutab rahvarõivaid, siis Harjumaa rühmad saavad kindlasti taotleda toetust rahvarõivaste valmistamiseks Rahvakultuuri Sihtkapitalist ja tegelikult see on see, et meil ei ole ühtegi piirangut, et mitte ühestki maakonnast ei saaks taotleda meilt, et seda saab teha üle-eestiliselt. Tore, kui seal on see ekspertgrupi toetus ka juures, aga see, nagu me näeme, siis Harjumaa ekspertgrupp seda ei toeta, siis me ka seda ei eelda sellise üldtingimusena. Järgmine küsimus on, et aruande rahastamise lehel on küll koht kasutamata toetus, aga kas üldse ja kuhu oleks kõige õigem märkida eelarve lehel väike summa, näiteks 12 senti, kogu eraldatud summast on kasutamata. Eelarve lehel ei ole küll vaja eraldi seda kasutamata toetust märkida, aga see, mis teil üle jääb, arvutatakse automaatselt rahastamise lehel kulude aruandes märgitu põhjal. Ja see 12 senti ikkagi pange sinna kirja, siis on lihtsalt näha, et see on kasutamata. Meil oli tegelikult tabelis veel üks küsimus, ma ei tea, Hegle, kas see tuleb meil pärast? See tuleb pärast, jah. Selge, ma jätan selle hetkel vahele. Ja vastaks küsimusele, kuidas taotleda, et saada raha. See on hea küsimus. Et tegelikult Liina rääkis sellest juba päris põhjalikult, et mida meie Sihtkapitali komisjonis vaatame, et me ikkagi vaatame väga täpselt seda, et on jälgitud korda, kõike seda, mis sai välja toodud, et projekt vastaks rahvakultuuri teemadele, oleks valdkonnas vajalik, omaks mõju valdkonnas. Vaatame kindlasti eelarve läbipaistvust, selget fookust ja sihtrühmi, et ikka seesama, mis siit juba läbi käis, et mõelge ise läbi, küsige teistelt ka, kuidas tundub ja siis alles saatke ja taodelge seda raha oma projektiks. Ja siis sama vist küsimuse all oli veel teine küsimus, et kuidas oleks võimalik lihtsustada protsesse, et meie programm ei aktsepteeri suuri fotosid ja videosid, siis tõepoolest suurte failidega on keeruline ja ma arvan, et see pole üldse ainult Kulka süsteemi probleem, et tegelikult tänasel päeval ei olegi väga jätkusuutlik kõike üles laadida, et kui teil on need omades arvutites need failid olemas, kasutage võimalusel Google Drive'i või mingeid muid linkimisvõimalusi ja kui jääte hätta, siis Hegle on meil alati armas inimene, kes aitab ja juhendab, et kuidas siis neid linke on kõige mugavam ja lihtsam jagada. Või kas või fotode puhul kuvatõmmised, mille siis maht on päris pisike. Ja nüüd ma saan aru, tuleb see küsimus, mis on hästi pikk ja seda ma püüan kuidagi nüüd kokku võtta. Et ühesõnaga küsimus on selles, et kui soovite taotleda rahastust 2 sihtkapitalist ja et kui projektis on 2 kulurida ja taotletakse 2 sihtkapitalist korraga, siis milline lahendus on Kultuurkapitali silmis sobivam. Ja tegelikult ega meil ei olegi mingeid nõudeid siin, et mõlemad variandid on sobilikud, mida on välja pakutud, et võib panna see üks kulurida võrdselt 2 erinevale sihtkapitalile, et tõesti näiteks etenduse korraldus 500 rahvakultuurile, 500 etenduskunstidele, aga võib ka niimoodi, et küsite väga konkreetselt ühe kulu jaoks meilt ja teise kulu jaoks näiteks siis mõned teiselt sihtkapitalilt. Et
kui on probleem, on pärast aruandlusega, siis tegelikult seda probleemi ei teki, et toetust võib kasutada teise kulurea tarbeks, kui see ei ole vastuolus siis sihtkapitali raha jagamise korraga. Ja kui te juba eelnevalt olete seda taotlusesse kirjutanud ja tegelikult jagate ta kahe vahel, et siis ta ei ole ju vastuolus. Ja seda peab lihtsalt siis pärast aruandlusest põhjendama, et miks seda toetust kasutati teise taotluses näidatud kulurea tarbeks. Ehk siis siin ongi hea põhjendus, et teine sihtkapital näiteks seda raha ei eraldanud. Ehk siis eelarve muudatust esitada ei tule, aga tuleks siis see aruandluses ära märkida ja sinna ka see põhjendus kirjutada. Ainult üks väike erisus on, et juhul kui sihtkapital on andnud näiteks toetuse sihistatult, ehk siis kui on lepingusse kirja pandud midagi muud, kui teie võib-olla taotluses oli. Et noh, näiteks selline asi, et kui olete küsinud rahastust näiteks esinejate toitlustusele ja esinejate esinemistasule. Ja sihtkapital on lepingusse kirjutanud ja nad toetavad konkreetselt just esinemistasusid, et siis sel juhul seda ei saa ka pärast näiteks toitlustuskuludele kasutada, et siis juba peaks tegema ettepaneku kas siis eelarve muudatuseks ja seda kindlasti juba enne, kui aruannet esitama hakata. Et ma loodan, et ma vastasin sellele pikale küsimusele enam-vähem ära. Nii, ja siis on veel üks väga pikk küsimus, mis tegelikult oli selline pikem arutelu, see on Pärimusmuusika Keskuse poolt. Ja küsimus tegelikult natuke mõnes kohas sarnane. Ehk siis, et kuidas küsida sarnasele teemale erinevatest sihtkapitalidest, mis iseenesest nagu teema mõttes mahutub igale poole. Ja ega meil sellele ka ühtset vastust ei ole, et seda vaadake ikka vastavalt oma projektidele, et kuhu siis tundub, et see konkreetne kulu kõige paremini sobib. Ja teine küsimuse pool oli siis selles, et kohe siit püüan leida. Et kuna tõesti Pärimusmuusika Keskuselt tuleb kulka taotlusvooru mitmeid erinevaid taotlusi erinevate tegevuste elluviimiseks. Ja küsimus on selles, et kuidas me sellele vaatame ja kuidas me seda arvestame. Et me ei summeeri, et me kindlasti vaatame iga taotlust üksikult ja lähtume siis sellest, millest me siin juba rääkinud oleme, sellest projekti vajalikkusest, mõjust ja nii edasi, sisust, kvaliteedist. Ja paneme seda ikkagi kõikide teiste projektide konteksti ja vaatame vastavalt rahastusvõimalustele. Et küll, aga kui me oleme ühte tervikprojekti juba toetanud, ehk siis me oleme näinud niinimetatud projekti tervikeelarvet, siis hea toon ei ole see, kui järgmises voorus tuleb samale projektile uus taotlus, et nagu oleks midagi ära unustatud, et siis üldjuhul, kui see just ei ole midagi väga tõsiselt põhjendatud, siis me sellist lisaprojekti ei toeta. Just sellele küsimusele vastates, et kuidas on teil kasulikum taodelda, kas otse nimeliselt inimesele või projektile üldiselt, siis samas lisades kaastegijad, kuna me endiselt kõikide projektide puhul ju sooviksime näha seda projekti kui tervikut, siis antud puhul on projekti või isikule küsimine meile seda projekti tervikut ju ei näita, mis tähendab seda, et igal juhul ma arvan, et sellele küsimusele vastus oleks niimoodi, et parem on taotleda projektile üldiselt seda raha ja projekti üldiselt taotluses on alati kaastegijad ja kõik olemas, kes selle projekti õnnestumiseks midagi teevad. Järgmine küsimus on, kas 20. maiks esitatavatest taotlustest rahuldatakse põhiliselt need, mis on seotud laulu- ja tantsupeoga või on lootust ka teise sisuga projektidel? Kui selle korra rahade eraldamisel muudele projektidele raha ei jätku, kas võib sama taotlust esitada järgmisel korral uuesti? Tänud ette on öeldud. Asi on selles, et meie sihtkapital ei oma mingeid eelistusi laulu- ja tantsupeo või siis mingite muude
üleriiklike sündmuste puhul, et sellel puhul me peaksime rohkem või vähem eraldama. Meie jaoks on ikkagi iga projekt oma sisulise väärtusega nii, nagu ta on. Ja praegusel puhul ei ole ka mingit vaja karta, et 20. mai voorus midagi läheks, kuidas öelda, laulu- ja tantsupeole kuidagi rohkem või eraldi ära. Ja sama taotlust ei ole keelatud uuesti esitada, kui te ühel hetkel raha ei saanud, et igal juhul, ja kui te olete veendunud oma projekti headuses, siis küsige ikka. Jah, aga lihtsalt võib-olla te sealt esimesest Hegle poolt näidatud tabelist nägite, et endiselt on nii, et kõik taotlused kahjuks raha lihtsalt ei saa. See on lihtsalt see, et igal juhul on see umbes 1/3, mis me saame toetada. Ja me kõikide projektide puhul püüame vaadata seda, et see oleks kogu valdkonnale kasulik. Ja kas siin oli veel üks küsimus? Kas see oli mismoodi? Kas aktsepteerite? Projektijuhi töötasu on täiesti abikõlbulik, aga kuna meie sihtkapital on mõeldud ikkagi selleks, et esmalt püüaksime loomingut ja loomeinimesi ja nende tööd toetada, siis nii ta on, et see võib jääda mingitel juhtudel ka tasustamata, see projektijuhi töötasu, kui me näeme, et projekt ise näiteks teatud loominguliste inimeste toimimise kaudu ikkagi teoks saab. Aga nii et lühidane vastus on see, et me eelistaksime loovtöö jaoks küsitud raha, kuid projekti juhtimise tasu küsimisest me ei keeldu. Ja, ma arvan ka, et see nii ongi, et vastavalt projektile ja vastavalt siis selle sisule, et see projekti juhtimise teema on erinevate projektide puhul ka paistab väga erineval välja. Nii on. Siis tegelikult natuke sellest me juba rääkisime, et küsimus siin selline, mismoodi sõnastada projekti, et toetust saada, millist põhjendust või sõnastust raha taotlemisel tuleb kasutada, et liikmed näevad taotleja siirast vajadust toetuse järele. Et kordan veel kord üle, et projekti puhul on oluline esmalt see, et te olete ise läbi mõelnud, kellele ja milleks seda projekti vaja on ja kas eelarve on realistlik, et ei oleks paisutatud või ei sisalda näiteks kulusid, mida näiteks ürituse mastaap üldse ei nõua. Ja seejärel tõesti tuleb see sõnastada nii ka, et sihtkapital sellest aru saaks, oleks selge ja arusaadav. Ja veel rõhutaks seda, et oluline pole hindamisel mitte niivõrd vajadus toetuse järele, kui selgus, et projekti järele on valdkonnas vajadus ja sellel on ka mõju siis valdkonna arengule. Nii, järgmine küsimus on, et mis on sel aastal varasemaga muutunud, mida tasub eriliselt tähele panna? Ka see, millised kulud peale reklaami nii-öelda pehmetes tegevustes ei ole abikõlbulikud ja milliste kulude katet näiteks sündmuste korraldamisel tasub hulgast eeskätt küsida. Samuti huvitab juubelitoetuste ja preemiate taotlemine. See, mis siin varasematel aastatel muutunud on, sellest juba ülevaade on antud, aga mis mulle praegu meelde tuli, et mis kohe varsti muutub, alates 21. maist e-kulka keskkonda ei saa enam paroolidega sisse, et vaadake see pool kenasti üle. Siseneda saab muude võimalustega ID-kaardi abil, Smart-ID abil, mobiil-ID abil, et alates 21. maist sellel aastal see muudatus on tulemas meil. Nüüd reklaam iseenesest on abikõlbulik, aga eelistatakse vahetu elluviimisega seotud kulusid pigem. Preemiate puhul ettepanekud tuleks teha siis jätkuvalt, kordan üle, läbi e-kulka keskkonna. Juubelitoetusi saavad meil taodelda erialaühendused ja organisatsioonid rahvakultuuri valdkonda oluliselt panustanud inimestele alates siis nende 60. juubelist.
nii, järgmine küsimus on, et milline on sihtkapitali nägemus kaasaegsest tsirkusest Eesti rahvakultuuris? Et sellele võiks vastata nii, et kui tegemist on harrastajatega, siis tsirkus on meie jaoks osa harrastusteatrist, sõltumata sellest, kas see on kaasaegne või traditsiooniline. Ja harrastusteater on osa rahvakultuurist, nii et me ei näe takistusi, miks ei võiks tulla harrastajate põhjal tehtava tsirkuse taotlusega rahvakultuuri sihtkapitalist raha küsima. Järgmisel küsimusel vist on juba vastatud äkki esitlusest ka ära. Ja siis mina jätkaksin lihtsa konkreetse küsimusega, kui põhjalikult peab taotluses lahti seletama oma näitust või üritust, mis on raske küsimus. Et kindlasti me ei vaja näituste ürituste puhul iga viimast kui detaili, aga oluline on see, et me saaksime aru, mida näituse või üritusega öelda tahetakse, milliste küsimustega seal tegeletakse. Ja ikkagi jälle rõhutan seda, et peab välja tulema ka see seos rahvakultuuriga. Ja kuna näitustega tegeleb ka muuseumid, et siis kindlasti, et see rahvakultuur võib olla nagu kitsendab muuseumide maailma, et siis sobivaks on ka igasugune seos ajaloo ja mälu ja pärandiga. Ja kuna võib-olla üha enam tuleb sisse ka igasuguseid sellistel kaasaegsetel teemadel tehtavaid näitusid, siis me väga pooldame, et tõstatatakse kaasaegseid teemasid. See on väga oluline näituste projektides, aga meie sihtkapitali ootus on see, et need arutelud, mida siis tõstatatakse kaasajast, põhineksid siiski meie materiaalsel või vaimsel kultuuripärandil ja ajalool. Ja igaks juhuks veel, kuigi see on ka kenasti korras kirjas, tuletaks meelde, et siis ürituste puhul me ootame esinejate ja näituste puhul näiteks kuraatorite ja autorite, esinejate puhul kinnituskirjasid, näituste ja kuraatorite puhul siis CV-sid. Ja kui nüüd mahust rääkida, et siis ma ise arvan, et selline selgelt sõnastatud 1000 kuni 2000 tähemärki on kindlasti ühe ürituse ja näituse kirjeldamiseks piisav. Ja nüüd, kui küsida üleüldiselt, et missugused on kõige olulisemad näitajad, mille alusel otsustame anda projektile positiivse otsuse, siis me arutasime siin omakeskis, et tegelikult need on 4 võib-olla märksõna. See on projekti läbimõeldus, seesama põhjendatus, millest Dagmar just rääkis, olulisus valdkonnale ja läbipaistev eelarve. Ja viimasele küsimusele vist sai ka esituses vastus antud. Ja Mall vist on. Ja tere, mina olen Mall. On mind kuulda? Ja. Et siis küsimus, et mis alustel toetatakse kooride ja rahvatantsurühmade välissõite ja et kas festivalidel või ainult konkursid, kas on olemas kokkuleppeline summa, mida saab taotleda ühe inimese kohta välismaisel konkursil osalemiseks. Ja siis kooride puhul eelistame me üldiselt konkursse ja folkloori ja rahvatantsurühmade puhul selliseid festivale, kus ei ole osalustasusid ja võib-olla siis lisab kaalu see, kui sellel on olnud selline eelselektsioon konkursil või festivalil. Ja kindlasti on kasuks, kui siis valdkondlik erialaliit annab soovituskirja kaasa, kas siis kooriühing, folkloorinõukogu või rahvatantsu rahvamuusika selts. Ja ka lastegrupid saavad võib-olla natukene sellist eelisseisu. Ja seda mingit kindlat sellest vist Laura vist rääkis ka enne, et seda sellist kokkulepitud summat ei ole, aga jah, et eks siis kaugemale minevad saavad natukene võib-olla rohkem ja nii. Sellest me ka juba tegelikult oleme rääkinud, aga igaks juhuks kordame üle, siis saab igaüks ikka enda küsimusele ise vastuse. Et kui projekti on juba toetatud, siis kas järgmisest taotlusvoorust, mis on enne projekti toimumise aega, saab samale projektile uuesti lisatoetust taotleda.
Ja teine asi, et sama küsimus ka juhul, kui asjaolud projekti esitamiseks on muutunud keerulisemaks läinud, jah, või muu selline. Et jah, otsest reeglitega vastuolu ei ole, et põhimõtteliselt taotleda tohib, aga üldjuhul me oleme seisukohal, et me sama projekti mitmekordselt ilma väga mõjuva põhjuseta ei toeta, et kui tõesti tundub, et seal on mingi force majeure, siis me vaatame üle ja võimalusel toetame, aga üldiselt tava on jah, pigem mitte. Ja lihtsalt ka taustaks, et kui voorus meil parasjagu raha ei ole, et kui on tõesti näeme, et on jube palju häid projekte olnud ja kõik rahad on viimseni ära jagatud, et siis tegelikult on meil selline võimalus, et väga heade projektide puhul me ka ajatame neid. Et ei ole, ei maksa karta, et noh, et peaks näiteks projekti esitama 2 jupis, et kuna voorurahad on piiratud, ikka esitage ühe projektina, et me saame seda jagada ka 2 erineva rahastusvooru vahel, seda teie toetust. Nüüd järgmine küsimus on seotud loometöötasuga, info ja praegused trendid loometöötasu määramise kohta, missugune loometöötasu taotlus saab rahastuse ja milline mitte. Siin on ka mitu küsimust ja info kultuurisündmuste korraldamise ja projektitaotluste kohta. Kultuurisündmusteks on harrastusteatri, suveteatri lavastuse väljatoomine koostöös külalisseltsiga, selle etendamine suve jooksul. Milline projektitaotlus saab toetust, mis on nohukohad, millised sõnastused ja kirjeldused ei sobi, millised on eelarvepunktide punkte ei tasu kultuurisündmuste korraldamise eelarvesse panna ja mis on hea tava. Siin on ka juba vastused mõnel määral läbi käinud, aga tuletan siis meelde, et loometöötasu saab küsida eraisik, kui ta loob, mitte ta ei tee siis tellimust ja ta loob siis autoriõiguse alla kuuluvat teost. Kui loometööl on konkreetne tellija, siis peab tegema eraldi Kultuurkapitalile projekti taotluse ja vormistama siis selle taotlusesse. Ja loomulikult eelarvesse tuleb ikka panna kõik kulud, mitte ainult valikulised kulud ja ka need kulud, mida siis Kultuurkapitalist ei küsita. Et pidage siis meeles, loometöötasu küsib eraisik ise endale, ta ei tee tellimustööd. Nii, järgmine küsimus. Kuidas saada toetust harrastusteatri suvelavastuse väljatoomiseks? Mida peab teadma, mida tähele panema, et saada positiivne vastus? Mis tegevusele konkreetsemalt antakse toetust lavastuse väljatoomisel ja etendamisel? Siin on palju kõlanud ja kõlab uuesti, et tegelikult toetatavad on kõik abikõlbulikud kulud. Aga me eelistame siis vahetu elluviimisega seotud kulusid, et see tähendab siis neid, mis on näiteks seotud lavastaja või kunstniku või muude selliste töötasudega. Ja võib-olla on hea teada, et üldjoontes me ei toeta harrastusnäitlejatele töötasu maksmist. Järgmine küsimus, kas aruandes tuleb kajastada kogu projekti tulusid ja kulusid? Mis juhtub siis, kui selgub, et selle sündmusega, mida toetati, teeniti enam piletitulu, kui oli algselt kavandatud? Kas siis ei pea seda aruandes näitama ja võib näidata ainult selle osa, mis kavatseti teenida? Kas võib selliselt projektiga teenitud tulu jätta organisatsioonile muude tegevuste katteks? Tuleb näidata ära kõik projekti tulud ja kulud. Rahastamise lehel saate ära näidata kenasti piletitulu. Nüüd, kui sellest piletitulust tekib teile kasum, siis seal samas rahastamise lehel on võimalik teil ära näidata kasum miinusmärgiga, mis siis piletitulust tekkis. Ja see kasum siis võiks olla tegelikult kuidagi rakendatud selle sama projektiga, et kas te siis maksate preemiat heade tulemuste eest kellelegi või mingi muu moodus seal juures. Nüüd järgmine küsimus, et kui tekib olukord, et jätame ära sündmuse muud kulud, mida taotledes kavatses meie organisatsioon tasuda oma vahenditest.
kas siis peame toetuse tagasi maksma või võime kasutada toetust selleks, milleks see eraldati ja oma raha või mõne sponsori raha näitame aruande tuludes ja kuludes vaid nii palju, et nõutud taotleja poolne finantseerimine saaks kaetud. Ma pole nüüd päris kindel, kas ma küsimuse sisust täpselt aru sain, aga nagu juba eelnevalt öeldud, siis projekti aruandes tuleb ära näidata kõik tekkinud kulud ja tulud, sealhulgas ka mitterahaline panus, mitte siis ainult kulka toetus ja taotleja poolne minimaalne oma ja või kaasfinantseering. Ja kui teil jäävad osad kulud ära, siis lihtsalt tuleb seda aruandes põhjendada, et millest tulenevalt siis mingisuguseid kulusid ei tehtud või ka vastupidi, et kui üksikud väiksed kulud juurde tulevad, et samamoodi põhjendage, millest tulenevalt nad siis lisandusid. Ma saan aru, et selle küsimuse sisu oli see, et kui on märgitud muud kulud 10%, eks ju, ja tegelikult neid ei tehta, ehk siis tegelikult langeb see 10% oma finantseerimist ära, et mis siis juhtub? Et aruanne tehakse ära ja ei ole seda 10% avafinantseerimist, siis tekibki küsimus, et kas siis tuleb toetust tagasi maksta. 10% omafinantseeringut peab igal juhul olema. Kas või siis ütleme, et kui see omaosaluse protsent on natukene väiksem, siis lihtsalt tuleb osa toetusest tagastada, et see 10% omafinantseeringu pool saaks täidetud. See peab igal juhul täidetud saama. Kas siis makstes osaliselt tagasi või kogu toetust tagasi. Sõltub siis, et milline olukord on. Aga seda saab alati arutada, kui ei tea, mida teha, et ühendust võtta ja küsida. Nii, järgmine küsimus on seotud Kulka logoga. Mis juhtub, kui unustasin trükisele raamatule, mille trükkimist toetas Kulka või projektile ajalehe kuulutust avaldades reklaami tellides Kulka logo panemata? Meie organisatsioon sai toetuse ja siin on tõesti siis küsitud, et mis siis saab. Nüüd on sündmus läbi ja aruande tegemise aeg, mis nüüd teha? Kui see on ikka inimlik eksitus ja see ununes nüüd ükskord panemata näiteks trükistele ja sotsiaalmeediasse, siis see ongi inimlik eksitus ja ei ole hullu. Koduleheküljele te saate selle ka hiljem lisada ja kirjutate, et projekti toetas ka Kultuurkapital. Aga kui see muutub reegliks ja meie komisjon näeb, et see on järjest toimuv asi, siis sellele loomulikult hea pilguga ei vaadata. Aga praegu ma soovitan, et lisage koduleheküljele logo ja andke siis kõigile ka teada, et Kultuurkapital toetas teid samuti. Ja viimane küsimus eelküsimustest, pärast me hakkame vaatama, mis meil siia veebikeskkonda on tulnud, et kõigepealt, kas kehtib mitme hinnapakkumise nõue? Ei, seda Liina ka ütles juba, et piisab ühest pakkumisest, kui seda üldse nõutakse, et vaadake korrad üle, et mõnes kohas me tegelikult hinnapakkumise nõude võtsime ära või siis on see asendatud ka sellega, et ei pea olema reaalselt pakkumine, vaid võib olla ka hinnakalkulatsioon viitega mõnele kodulehele. Kas töötubade juhendajate töötasu on abikõlbulik? Jah, töötubade juhendajate töötasu on abikõlbulik ja ka võib-olla tasub jälle ära märkida veel kord seda, et me eelistame tõesti, et igasugused töötoad, mis on suunatud täiskasvanutele, oleksid osalustasuga. Ja siis viimane küsimus, kas veebiteenuste platvormide tasu on abikõlbulik? Ta ei lähe vastuolu korraga, aga tegelikult kuna tänapäeval tõesti IT-arendused, kodulehed, kõik on nii kohutavalt kiiresti muutuvad ja me ei jõua nendel järge ise pidada, siis me pigem eelistame mitte anda kiiresti aeguvatele IT-arendustele toetust, kui just see ei ole väga konkreetselt sisuga seotud. Et me tõime siin näited, et kui mõni keskselts otsustab teha, ma ei tea, rahvarõiva andmebaasi, siis see võib olla see teema, aga ütleme asutuse kodulehti või kooride kodulehti me kindlasti toetada ei suuda. Ma võtan veel korra selle hinnapakkumise nõude siit, et millega meil on olnud segadusi või see ei ole probleem, et rahvarõivaste puhul on tulnud mitu hinnapakkumist ja seda me tõesti ei soovi. Me soovime, et rahvarõivas oleks kõige parem just sellele rühmale, kes seda endale tellib, sobilik, et ta saaks sellega esineda või tantsida või milleks ta selle tellib.
võib-olla see segadus on tekkinud sellest, et rahvarõivaste puhul on siis Eesti Rahva Muuseumi ja MTÜ Rahvarõivas poolt koostatud selline nõuandeleht ja seal öeldakse, et vaadake, võrrelge pakkumisi, et tõesti otsige endale kõige sobilikum rahvarõiva valmistaja, aga meie soovime ühte pakkumist. Ja mille me võib-olla sinna esitluses unustasime öelda või ei maininud, on üks selline asi, et valdkonna suurprojektid. Et need projektid, mis on tõesti siin üle 10 000 ja suuremad, et nende taotlusi me ootame novembrikuu vooru, et kõik suurprojektid, palun esitage need siis novembrikuus, siis on neid võimalik ka edasi saata Kultuurkapitali nõukogusse, et nõukogu neid meie käest muul ajal ei soovi ja see võib mõnikord siis ka tekitada selle olukorra, et mõni suurem projekt jääbki ainult Rahvakultuuri Sihtkapitali toetusega. Aga nõukogu puhul siiski, et me saame edasi saata projekte, millel on valdkondade ülene mõju, et siis, kui on väga tugev rahvakultuuri sündmus, mis on väga konkreetselt end rahvakultuuriga seotud, et seda me edasi saata siiski ei saa. Nii. Meil on tulnud chati osad küsimused, et ma loen äkki ette ja siis Sihtkapitali liikmed vaatavad, kes kuidas vastab. Kas ruumirent on abikõlbulik ka terve aasta toimuvate treeningtundide läbiviimiseks? Üldjuhul näitab, et kui küsitakse terve aasta toimuvate treeningtundide läbiviimiseks toetust, et siis tegemist on tegevustoetusega. Ehk see ei ole tegelikult projektitoetus ja sellisel kujul me ei toeta seda tegevust. Nii, küsimus aruande vormis on oluline, et tulud-kulud jookseksid nulli. Miks aruandluse puhul pole kulkal huvi näha, kui palju projekt plussi jäi? Ehk et kui edukas projekt tegelikult oli? A-la kui palju kulka poolt investeeritud raha on genereeritud valdkonnale tulu? See võiks olla oluline info teile endale edasiseks analüüsimiseks samuti. Startupidesse investeerijad ju alati on huvitatud sellest, kui palju nende poolt seemneks antud raha genereerib tulu. Siin otseselt küsimus kui sellist, millele vastata praegu ei olegi, see on pigem teadmiseks võtmiseks meile, et selles oma seisukoht võtta ja luua. Ma võib-olla kommenteerin seda, et üldjuhul Rahvakultuuri Sihtkapitali, ma eeldan, et ka teised sihtkapitalid ja ekspertgrupid tahavad toetada projekti nii palju, kui on seda vaja. Ehk kui tegelikult teenitakse oma tulu projektiga, siis see näitab, et tegelikult selle oma tulu arvelt suudetakse ka seda projekti suuremas mahus ellu viia ja ei ole vajalik tegelikult nii suur sihtkapitali toetus. Järgmine küsimus. Kui meil vallas ühe kultuurikeskuse struktuuri all on 3 külakeskust, kas iga külakeskus saab taotleda toetust nii palju, kui soovib? Kõik sõltub sellest, mille jaoks toetust taotletakse ja toetust võib küsida nii palju, kui on vaja ja kui palju on abikõlbulikud kulud katavad ära. Aga selles mõttes, et ei ole piirangut, et külakeskused ei saaks eraldi taotlusi esitada. Ja kindlasti pidage meeles kohalikud fondid või kohalik kultuurkapital ka, et te esitate taotluse ka kohaliku kapitali. Nii, järgmine kommentaar on see, millest meil juba juttu oli siin. Kas tänast infotundi on võimalik ka hiljem järel kuulata? Jah, see läheb üles meie koduleheküljele, sest me salvestame seda hetkel. Nii, siin on varem juttu välismaal konkurssidel ja esinemistel osalemise kohta. Mind huvitab, kas Sihtkapital toetab käsitöö koolitaja transpordi või koolituskulu välismaale sõitmiseks või kohapealseteks majutus- ja koolituskuludeks. Kas sellist taotlus saab esitada koolitaja ise või peab taotluse tegema vastuvõtja välismaal? Tegemist võib olla ka üldse, ma mõtlen praegu äkki eriala stipendiumi variandiga, ehk tegelikult see
erialaste Teile pensioniga reisi. toetame ka tegelikult erialaõpinguid, et praegu sellest küsimusest jääb mulje, et koolitaja soovib enda koolitamiseks seda toetust taotleda. Ja pigem välismaa vastuvõtja ikkagi taotlus siin ilmselt ei esita. No ühesõnaga jah, siin peaks veel võib-olla täpsustama seda küsimust. Jah, et ikka Eesti kodanik küsib ise endale, aga tõepoolest see võib olla hoopis õpinguga jah, ja mis eesmärgid ja nii edasi, et see sõltub sellest. Nii, see juba oli. Kommentaar nüüd lisatud. Nii. Jah, see kõik arusaadav. Mis ajaks saab esitada Rahvakultuuri Sihtkapitali preemiatele kandidaate? Rahvakultuuri preemiad, tunnustuspreemiatele on 4 korda aastas võimalik esitada preemiakandidaate, aga kõigile teistele on ainult novembri taotlusvoorus. Nii, chatis ma rohkem küsimusi ei näe, kui kellelgi on huvi veel sõna võtta, küsida või kirjutada midagi, annab märku küsimuste poole pealt. Mina võib-olla korraks veel ütlen seda, et Kultuurkapitali taotlused on siiski üsna inimlikud ja lihtsad kirjutada, et siin ei ole üleloomulikke küsimusi, et tõesti olge nende kirjutamistega sellised sisukad, mõelge kõik läbi, et see oleks ilus ja arusaadav ja tõesti vajalik valdkonnale, et see on nagu, ma arvan, kõige tähtsam. Ja tegelikult ma ütlen ka seda, et meie siis kapitalis, siin oma sihtkapitalis näeme kõiki neid taotlusi ka, kui te esitate meile Rahvakultuuri ja siis ka maakonda taotluse, et meil on need võrreldavalt siin olemas, et see on minu arust väga hea, et see süsteem on siin Kultuurkapitalis tehtud lihtsamaks nii taotlejale kui ka siis meile ekspertgrupile. Nojah, ja mitte ainult siis maakondlikule, vaid ka kõikile teiste kapitalile esitatud. Jah, teistele fondidele ja. Et see on meil, jah, jookseb kohe lauale. Nii, tuli veel üks küsimus, et kas novembris 2025 taotlusvooru saab saata 2026 aastal toimuva suurürituse jaoks projekti, kui soovitakse kutsuda Eestist rahvamuusikuid ja nii edasi? Jah, et ikka, et meie taotlusvoorude, et ürituse toimumise aeg ei ole seotud nagu aastanumbriga, et selles mõttes, et kui on suur sündmus, siis on ainult tore, kui see piisava varuga ette see taotlus esitatakse. Ja nüüd on tulnud siia täpsustus selle eelmise kohta, kus polnud aru saada, et kas tegu on siis õpinguga, et käsitöö koolitaja on kutsutud välismaale koolitama, tegemist rahvariiete valmistamise koolitusega ja koolitusel osalevad väliseestlased ehk et Eesti koolitaja läheb teisi koolitama. No siin me rõhutaks jälle ikkagi seda, et täiskasvanu koolituste puhul tegelikult ikkagi peab olema kindlasti ka koolitatavate omaosalus päris tõsiselt võetav. Et sel juhul me vaatame seda projekti konkreetselt vastavalt siis sarnaselt teistele analoogsetele projektidele. Aga jah, et kindlasti me ei toetaks sel juhul, et me maksaksime kinni kogu koolituskulud pluss siis sõidud ja transpordid ja majutused. Ikkagi see koolitatavate omaosalus peab siin olema meile nähtav. Ja siin on ka küsimus võib-olla, et kas koolitaja ise peab omale just küsima neid sõidukulusid või tegelikult võiks küsida see, kes selle koolituse korraldab. Siin juures kindlasti see. Kas kellelgi on tekkinud küsimusi, mida soovib esitada? Nii, midagi tuli kohe veel siit. Millal e-kulkasse tekib võimalus teksti formateerida? Ei oska vastata. Ja siin tekkis. Mina võin vastata. Nii. Ja, tere. Kindlasti ma ei oska vastata millal, aga ma oskan vastata sellele küsimusele hoopis teistpidi, et kõik tuled ja viled ka formateerimised lähevad tegelikult toetuste rahakotist. Piltlikult öeldes, ehk kulkale ei anta eraldi riigieelarvest halduskulusid
mis tähendab seda, et siiamaani eksperdid ei ole veel väga kurtnud selle üle, et nad ei saaks tekstist aru. ehk mida madalamad me hoiame halduskulud, seda rohkem jääb raha toetuste jagamiseks. Ja ma võib-olla ühe soovituse lisan, et selleks, et see tekst oleks punktueeritud ja saaks neid rasvaseid tekste kasutada, et siis tegelikult saab kõik selle pikema sisukirjelduse lisada lisana juurde. Ja tegelikult on kulka need programmi uuendused palju meie elu ka lihtsustanud, nii et selles mõttes me isegi tänasel päeval oleme niigi tänulikud. nii jätkuvalt, kas kellelgi on veel küsimusi, võib ka täitsa kõvahäälselt küsida. Tundub, et pigem mitte vist. aga siis me hakkame tänast päeva kokku võtma, et mul on väga hea meel, et meid oli infopäeval palju ja tõesti, kui teil on küsimusi, siis saate Kultuurkapitali kirjutada või Eglele otse helistada. Egle on siis just meie koordinaator siin Rahvakultuuri Sihtkapitalis ja pidage siis meeles, et 20. mai on juba õige pea. Alustage projektide kirjutamisega aegsasti, mõned projektid on juba ka laekunud, aga ärge jätke seda viimasele 12 tunnile, et tõesti see projekt saaks ikkagi esitletud, esitatud ja ta oleks ka arusaadav ja kõikide lisadega, selge eelarvega ja oleks mõtestatud, kuidas ta rahvakultuuri valdkonda arendab ja edasi viib. Ma ütlen teile kõigile suur aitäh, nii ekspertgrupile, Kultuurkapitali inimestele siit laua taga, kui teile, kes te tulite ja täna meiega koos olite, ka selle eest, et te projekte kirjutate, sest need on alati väga põnevad ja huvitavad. Meie projektide numbrid on suured, mis me saame taotlusi ühe korraga ja see on huvitav töö. Aitäh teile ja ilusat mai algust. Aitäh. Aitäh.